tere hommikust. Nii padjane on olla. Kell käsab 11, kui ma nüüd sain üles. Aga vaadake, puudel on lehed tulnud. Või ilus. Itaalia kohviga siis proovime espressot teha. Sai, mul on pudar ja minu imeline kohvike. Pakkin lahti ja vaatasin, et siin on ka sellised coasterid, selline tšillikestega, kalakestega, sardiinidega ja siis selline mitme jalaga. Igatahes, kui keegi külla tuleb, siis kõik saavad endale valida erinevad õlle. Ma ei tea, mis teema on, aga mulle isegi hakkas meeldima natuke, kui juuksed välja kasvanud on. See kuidagi see kontrast siin on ilus. Ei täiega mune, ma pean nüüd kiirustama tegelikult padelisse. Õudne. Lähen nüüd koosolekule, võib-olla vahetan siin firma sees natukene oma töörolle. Ütleme, et see läks mega hästi ja mu asjad hakkavadki paika loksuma siin töö juures. See on nii tore. Minu sõnum teile on siis see, et kui te tunnete, kui midagi ei ole rahul, siis astume paar sammu räägi inimestega ja sa saad seda paremaks. Hea uudis on see, et ma lähen nüüd koju. Hea uudis on see, et ma saan kõrgendust ja halb uudis on see, et 5 kuudest. Siin ma võtan täna vabalt, ma ei lähe täna trenni. Sest ma pean tegema videosid, aga mõtlesin, ma lähen võtan endale siis mingit head snäkki. Lemmikasi maailmas, see on juba 3. purk selle aja jooksul, kui ma siin elanud olen. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga mul pott täis ja ma pean pakki võtma ja ma pean pott toidu täis. Ja keegi tahab tavaline teha, miks see juhtus mul ühtegi, aga see on liiga. Väikene koostööpakikene Medicubega. Kirjas oli see mõeldud primerina, nii et varsti ma proovin selle ära, väga põnev, tänu Medicubile. Mäletate, kui enne reisi ma istutin kõik ma taimed ümber ja siis see Monstera oli reaalselt ainult 1 roots, serine vars, kuidagi täiega vajus ära ja nüüd, kui ma panin talle uue mulla, ma tulen tagasi reisilt. Meil on uus leheke, ma reaalselt seda isegi alget ei olnud enne ja vaadake, mis siin veel on. Uus leheke. Vaadake, siin on veel üks leheke tulemas. Mul on lootus, et ta ärkab elule uuesti, et talle siin nurgas vist väga meeldib, et siin. Ja ütleme nii, et mul oli poes kõht väga tühine, ma ostsin igasugused asju. Kuna meil on nüüd siis projektor, siis me peame telekaga maha müüma. Kas kõigi saab telekat? Ilusad jalakesed on ka all. Sitt ei tööta lihtsalt. Ma tegin endale toidu peale tšatšikit ja see tuli üllatavalt nii hea, see oli lihtsalt nii lihtne. Ja kuna ma sõin siis homse lõuna ära, siis nüüd on siin 2 kanakest homseks seal. Tegelikult ma ei tea, mis on elanud, ma ei tea, mis on hektiline, aga mõtlesin, ma hakkan filmima, ma panin endale huule laineid, tegin huule, ma meigin, aga ma korraks tuli mõnedast sellest, ma sain aru, et pimedaks läks. Siis ma mõelnud selle peale, et pimedaks läheb. Nikides hästi töötab, et arvab, et ma olen hektiline, sellepärast et pudu on sassis ja seal väga käsil on, et võib-olla ma hakkan nüüd hoopis koristama. Appi. Aga vaadake, kui ilusad huuled mul tulid. Full pratsikas. Ülikõva, et ma nüüd võtan seda kohe maha enda. Rääksin oma PM-iga ja siis ta ütles, et võta oma aeg. Ma olen täiesti aru, et see pärast puhkus masendus, et see on täiesti okei, võta oma nähtes võidi. Et isegi võib nädal või 2 või isegi kuu aega võttes, et sellest välja tulla. Aga siis üks töökaaslane ütles, et tema nüüd eeldab, et ma olen nüüd puhanud ja ta eeldab ennast homme kohe tööd. Ja nüüd küsimus suurele ringile, väga huvitav teada, et mis teie arvate, kas pärast puhkust oleks vaja sellist aega, et sellest pärast puhkust masendusest välja tulla või ta peaks tulema pärast puhkust väga värske puhanud ja hakkama kohe tööd tegema? My friend was like wondering. Ei unda. No nii, kella 4:30 ma lähen minema. Nii ma ütlesin koju, mõtlesin, ma teen selle snäki, siis filmin ja siis tõen süüa, sest mõtlen see, et sööd ära ja siis jääb prügi lugema lihtsalt igaveseks. Ja ma olen praegu oma hektelises juures, aga ma tahtsin veel korraks rääkida, käisin prügi ära viimas ja siis mul oli hästi palju selliseid nagu karpe, sellepärast et Nick tellis projektori ja siis seal oli mingi suured karbid ja asjandused ja mul oli siin endal mingi karbikesed. Ja siis ma viisin need kõik siis prügi. Siis prügikastide juures oli juba mingi naine oma prügisorteeri. Mingi sarmine kõik hamba peal. Ja seal on midagi sellised veidikest. Igatahes prügikastide juures oli mingi naine juba sorteerimas ja reaalselt see on nii naljakas, et see on üks põhierinevus eestlaste ja soomlaste vahel, mis ma olen tähele pannud. Et soomlased on nii nos'id, nende lihtsalt sinu asi on nende asi, ükskõik mis sa teed, nende asi, mida sa hoiad enda keldriboksis, see on nende asi, mida sa siidad, mida sa tead, ja siis ta vaatas mu prügi, muidugi ma sorteerin ka ja ma muidugi, kui mul on suured sellised plastikutükid ja papitükid, siis ma panin terad, aga siis reaalselt ta oli seisma, mingi, see on moovi, et mis iganes materjal, see mingi pürevärk on moovi, et papis sa saad kõige paremini niimoodi, et sa astud sinna peale, topid seal peale, siis ma mingi nagu, et jaa, täiega nagu jaa, please, ole terve aeg siin lihtsalt, kui ma fucking prügikus sorteerin. Ja eestlased on täpselt vastupidised minu meelest, sest eestlastel on just see, et issand jumal peas, ära räägi nagu, see ei ole minu asi, I don't care, ma lähen oma eluga edasi tegema asjadega. Nii, ma olen nüüd hektiline, aga siin reisi ajal jõudis mul üks L'Oreali pakikene ja ma lubasin filmin siis sellele väikse unboximise.
mul on see mingi vana sigul, mõtlesin panen selle ka sinna sisse. Frairist tuli see barbecue kana ja ma juba tean, et see tuleb siga ja hoidke kõigepealt. Okei, vaadake seda. See näeb välja palju parem, kui ma arvasin. Liigel on nüüd kogemata üks töösse saanud. Ma ei tea, miks ma teen seda endale. Aga ma sain ühe video monteeritud ja üles laetud. Sellepärast ma olengi hommikul tegi väsinud. Tere hommikust. Kontoris vett. Ja midagi erilist. Tahtsin, et oleks šik ja mugav. Okei, ma läksin töö juures rämedalt kettasse jälle. Ma tulin siia räntima nüüd. And then there's an incredible food market. Weird. Jaa, ma võin lõpetada. Kas sa vett tahad? Jaa. Nad on üle veekest. Where are you from? Mira. Mustika. Kas sa šokolaadi tahad? Musta sisu siin on. Noh, hea teada. Putukas vist. Inspirational quotes by Kelly. Tere hommikust. Ma tegin väga head tzatziki jälle. Hommikusöögi. Ja täna on siis kodukontori päev. Ma olen väga kettas juures, nii et ma mõtlesin, et olengi siis kodus kettas ja ropendan siin oma ette. Tšau, väga vajalik info, ma proovisin ühte uut väikse kreeni, mis mulle saadeti. Täitsa okei, vaata, kas ma tulevad tunnid sellest või mitte. Aga nüüd on siis lõunaaeg, ma olen trenni ja pärast täiesti tööd edasi kõigil. Kui ma õnneks demotiveeritud, ma väga vitsi, aga ma püüan ennast kokku võtta. Okei, lõpetage ära, ma hakkan niimoodi siin mürgeldama ja laamendama nende riietega. See saab kohe otsa kahjuks. Enne oli täitsa päikseline, aga nüüd on juba pilviseks läinud. Ma ei tea, nagu... Iga osaleja saab endale korra konstellatsioonile. Making content. Võtsin ennast kokku, käisin pesus ära, siis ma nüüd soojend endale sööki üles. Kell on mingi 9 õhtul reedel ja ma arvan, et ma tahaksin varem magama minna. Ma monteerin natuke tänast videot ja siis magama. Või siis, ja isegi mõtlesin, ma loeks raamatut. Hommikust, räägin võiksest sest, et magab seda teisest, ma olen nii uhke endale, sest et ma sain lõpuks meti wifi tööle. Nii et lõpuks meti ühendada kõik oma asjad siin on maas, et ma olen mingi hotspoti peal, ma mõtlesin pärast mingi hotelli wifi ka, nii et. Ma lihtsalt leiutasin maailma parimat tzatziki ja see töötab reaalselt kõigega. Okei, teine kohv ka ja ma tegin küpsisõidel lihtsalt, issand jumal, kui mõnus hommik. Väga vajalik. Oi, kui mõnus, lõpetage ära. Panin natuke vale bluusi selga nüüd see siin. Ei ole just parimad rondid, aga... Tšau, ma teen väikse get ready with me. Kuigi ma panen see ilmselt speedi peale, aga pole seda ma teinud. Nii, juuksed ka valmis, tõmbasin lihtsalt sirgu. Lämere kliima ei lubanud küll sükest asja, nii et mul tegelikult päris hea ja juuksed on siledad, mõnusad. Vahel päris hea. Oh yeah. That one right there was like, no, we good. Tere hommikust, kiire puhaskäik. Ka kuninglik värk on siin praegu, siin on võiku asjad, kohvikud, putru ja saiatrösti munaga. Ja kukale muidugi väike snäkk.